Tervist! Tänane teema on soojusvahetega ventilatsiooniagregaadid ja erinevad võimalused, mida me pakume. See osa on ehk selgeks saanud, et ventilatsiooniagregaadiga süsteem on tunduvalt energiasäästlikum võrreldes lihtsa väljatõmbeventilaatoriga lahendusega. Kui hakata seadet valima, siis lisaks õige tööpunkti valikule tuleks vaadata ka seda, kuhu seade paigaldatakse. On see lae alla, seina, külma või sooja ruumi, kappi või pööningule. Meil on pakkuda nii plaatsoojusvaheti kui ka rootorsoojusvahetega pea kõik paigaldamisvõimalused. Lisaks räägime ka eraldi klassiruumi seadmetest, mis just renoveerimisel võiks olla väga lihtne lahendus. Aga alustame siis algusest. Meie põhiline agregaadi tarnija rootoriga ventseadmetele on Flexit. Norra firma, kes toodab ventilatsiooniseadmeid aastast 1974. Ehk siis pikk kogemus on see, miks probleeme nende seadmetega on väga vähe. Tiit Muurov, meie Tartu osakonnast, on meil kokku puutunud Flexitiga kõige rohkem. Nii et Tiit, oskad sina ehk öelda, miks on Flexit hea seade? Tere minu poolt. Flexit on kindlasti hea seade meie piirkonda, sellepärast ta on välja mõeldud ja testitud Põhjamaades, kus on suht sarnane kliimatingimused, mis meilgi siin. Hästi, nii et on arvestatud juba tegelikult sauna võimalusega ruumides, mida võib-olla lõunamaades nii palju ei kasutata. Täpselt nii ja madala välistemperatuuriga, mis on tunduvalt madalam kui -5 või -10. Okei. Kui enne oli Flexitil Unisari, siis nagu ma aru saan, praegu on uus sari Flexitil väljas. Jaa, täpselt nii. Nüüd on Nordic sari, sellel on nüüd parendatud korpus parema soojustusega, külmasildasid on vähendatud, kasutegur seadmel on tõusnud rootorsoojusvahetil ja ökonoomsed ventilaatorid on sisse mahutud. Okei, kas on veel mõni eelis tegelikult ka välimuse puhul, mida võiks välja tuua Flexiti puhul? Välimuse puhul kindlasti uus CL4 sari, kus on nüüd ka olemas laealune mudel, mis on niisugune õhuke, mis vajab ainult 300 mm ruumi. Okei, nii et tegelikult just renoveerimisel, kus sul lae taga väga palju ruumi ei ole, siis oleks see üks variant, kus kasutada tegelikult on. Ja muidugi, mis Nordic sarjal on muutunud, on juhtimine. Kui vana Unisarjal oli niisugune klassikaline pult, siis nüüd on äpiga juhitav ja saab seadmed ka pilve viia. Tegelikult kaughaldust teha näiteks kortermajade seadmetele. Et võib juba tegelikult pöörduda nii-öelda tehase poole, kui seadmega on mure ja nemad kaugelt juba näevad, milles võiks mure olla. Või kui tarkvara uuendus tuleb, siis saab tehas selle uuesti ilusti peale laadida, ilma et keegi ei saaks midagi aru. Kui me enne rääkisime mürast ventilaatorite ja seadmete valikul, sest müra tahes-tahtmata on üks oluline faktor, mis võiks inimesi segada, siis kas Flexit on sellele kuidagi tähelepanu pööranud? Ja, Flexiti seadmed, ka vanad sarjad on olnud madala müra tasemega, et jäävad 35 detsibelli piiresse. Okei. Lisaks ventseadmetele, nagu ma aru saan, Flexitil olemas ka sisekliimakeskus. Ja, see on suht uus mudel. Seal siis on soojuspump, ventilatsiooniseade, kõik ühte komplekti pantud ja temaga saab siis teha sellist trikki, et maja kütta ja ventileerida samal ajal. Okei. Nii et tal on siis soojustagastiga ventilatsiooniseade? Ja, täpselt. Ja sealt ülejääk soojus siis kasutatakse õhk-vee soojuspummas ära. Okei. Ja siis ta saab kütta nii tarbevett kui küttevett, et mõlema meie jaoks. Okei. Ja kuna tegemist on, ma saan aru, ikkagi passiivmaa lahendusega, siis selleks külmaineks seal sees on? CO2 ja üks hea tähelepanek veel selle asja juures, et ei ole vaja eraldi külmatöid teha, et kõik on komponentidest koosnev ja kinnised süsteemid, et seade ise käib 4 lahti, et mahub igast uksest sisse ja saab uuesti kokku pusle laduda, nii et on väga mugav paigaldajale. Ehk siis, kui sa nüüd teeksid väikse kokkuvõtte Flexiti selline põhilised tooted, mida me pakume, erinevad mudelid võib-olla? Kõigepealt Nordic sari, korterid ja väiksemad eramajad, kuni keskmiste eramajadeni, siis Nordic S4. Korteritesse, mis võiks veel sobida hästi, on CL sari ja väikestesse kortermajadesse, boksidesse on köögimudel K2. Okay. Et pliidi kohale on pliidi õhu kubu ühes.
kui ventagregaadid tänapäeval muutuvad aina targemaks ja teevad võib-olla väga palju tööd ise ära, just millal töötada, kui kiiresti töötada ja nii edasi, siis Flexitil on pakkuda midagi ka selle sarnast? Jaa, Flexitil on päris suur valik lisasid. Et kõige lihtsamalt oleks näiteks niiskusandur niisketesse ruumidesse, et kui niiskustase tõuseb, siis seade teab hoogu juurde anda. Või siis CO2 tase näiteks eluruumides või magamistubades, et kindlasti seal hea une tagab õige BPM-i tase. Ehk siis värske õhk tahes-tahtmata ruumis tekitab hea tunde ja aitab ka paremini magada. Hästi. Ja lisaks veel rõhuandurid ka näiteks, kui kasutatakse Flexiti seadmega mingit teise tootja kubut, kus on ventilaator eraldi seisev. Et siis rõhuanduri saab lisada sinna kubule ja siis Flexiti seade teab, et kubu töötab ja siis ta vastavalt kompenseerib seda välja tõmmatat õhku, et majas ei teki õrendust. Okay. Kui Flexiti seadmed on põhiliselt mõeldud ikkagi korteritesse või eramutesse, siis teise lahendusena tooksime välja 2VV toote, mis on mõeldud just pigem auditooriumisse või klassiruumi. Ja Margus Reintal meie Mustamäe Ekspressist on sellega rohkem tegelenud ja teab kindlasti rohkem sellest, et Margus, ole hea, räägi üldse, mis asi see on? Tervist! See on siis selline seade, mis on mõeldud klassiruumi või auditooriumi ventileerimiseks. Tegemist on seadmega, mis läheb seinale või lakke ja torustiku kui sellist vedama ei pea. Okei, nii et tegelikult ruum, mis ei ole võib-olla ventileeritud, sul ei olegi vaja mingisuguseid torusid vedada, sa ei pea nagu ehitama, valima õhujaotajaid ega midagi, sa lihtsalt paned selle seadme ja... Just, et 2 auku läbi seina, üks siis tõmbe jaoks ja teine väljaviske jaoks ja sellest tegelikult piisab. Okei. Seade on mis soosvahetega? Seadmel on plaatsoosvaheti, et väga kõrge kasuteguriga, kuni 90% ja plaatsoosvahetiga. Okei, ja nagu tänapäeval ikka ka Flexiti puhul, et mindi üle äpi peale juhtimine, kas 2VV seade on samaväärne? Jaa, et komplektis tegelikult tuleb selline väga moodne ja ilus pult värvilise ekraaniga Air Genio, aga on võimalik juhtida seda masinat ka läbi äpi. Okei. Kus sa oled kasutanud põhiliselt neid? Meie oleme neid siin kõige rohkem siis tarninud majatehastele. Aga kui tuua nüüd esile mõni suur objekt, siis Leedus Vilniuse disaini ja tehnoloogia kollets, et seal on neid kasutatud. Ehk siis just vana maja renoveerimine, kus ei tahetudki muud teha, tehti 2 auku läbi seina, tegelikult läbi akna ja pandi seade lakke ja kogu ruum ongi ventileeritud. Just. Ma kujutan ette, et just moodulmajades on see ka lihtne lahendus, et sa tõesti ei pea vedama laiali torustiku, sest reaalselt ruumi on seal tõesti vähe. Just, täpselt. Ruumi koha pealt on ta hea ja kindlasti võib-olla, mis ka nimiga ütleb, on ta väga vaikne, et selles suhtes ta sobib ka väga hästi ka klassiruumidesse, kus tegelikult seda liigset müra ei tohiks palju olla. Okei, tõesti vispera sellele võiks viidata. Just. Okei, aitäh Margus! Aitäh! On see Flexiti lahendus või on see 2VV lahendus või tegelikult on meil neid tarnijaid veel, kelle seadmeid me pakume? Kogu see info on meie e-poes, nii et ole hea, mine vaata www.onnien.ee. Aitäh!